Ja isa, me täname ja kiidame ja me tuleme sinu ette ja me tahame, issand, kuulata, mida sina meile öelda tahad, issand, ja me palume ka meeleparanduseks vaimu, kui meie südamed puudutab. Isa, me palume, et sinu mõõk lõikaks meid igalt poolt, kus meil vaja opereerida südant on, sest südamed on vaja opereerida maailma meelsusest ära sinu poole. Ja isa, me täname, et sina seda teed, su mõõk on kohal ja siin me ütleme kõik koos, siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Räägi, issand, sest su sulane kuuleb, sest su sulane kuuleb. Tänu olgu issandale, aamen. Ja me täname, issand, me palume, et kõik, mis me siin räägime, tuleks sinu vaimust ja kui midagi tuleb kuskilt oma hingest, siis las see läheb ka ühest korrast sisse, teisest välja, las jääb see sisse, mis on sinu vaimust ja las ta läheb südamesse ja kannab head vilja Jeesuse nimel. Aamen. Nii, Karlist naine. Armu ja rahu. Ma ei tea, miks Margus noomimisest rääkis, mina räägin ainult puhtalt armastusest. Ja kirjakohad selle kohta on siis 1. Johannese 3:10. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Ja teine kirjakoht on 1. Johannese 4:20. Kui keegi ütleb, et mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis on ta valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. See siis on Jumala sõna. Aga küsimus, kuidas armastada oma kristlikku venda? Kuidas armastada oma kristlikku venda, kui ta sulle eriti ei meeldi? On lihtne armastada oma kristlikke vendi ja õdesid, kui nad elavad Jumalale meelepärast elu, armastades teisi nii, nagu Kristus seda teeb. Olgu see siis nende palvete, lahkete sõnade või isegi teistele tehtud kingituste ehk aja, kannatuslikkuse ja armu kaudu. Meie tänulikkus nende vastu võib nende armastustegude kaudu kasvada ja suurendada meie soovi samaga vastata. Aga kuidas on lood kristlike vendade ja õdedega, kes panevad meie kannatlikkuse proovile, selle asemel, et seda premeerida? Kaaskristlased, kes nii-öelda fake face'iga ringi käivad ja oma CV-sad kokku alles 3.-4. inimese kaudu. Eks tänada tuleb ka selle eest, et ilmselgelt oled elus, kui sinust räägitakse. Ja kristlikud vennad-õed, kes alati kõiki vähegi oma elus ette tulevatesse dramaatilistesse maailma asjadesse nagu terviseprobleemid, inimsuhted, töösuhted, isiklikud suhted ja sind sinna sisse seovad ja loodavad ilmselt, et kuna Jumalal pole aega olnud, oled just sina see õige, kes need asjad korda peab ajama. Või õde või vend, kes iga teema kohta sarkastilise või lausa mürgise märkuse teevad. Jumal ei taha ju neid inimesi ometi samamoodi armastada kui meid. Kas see on nii? Kui Jeesus ütles kirjatundjale Markuse 12. salmis 31, armasta oma ligemest nagu iseennast, ei jaganud ta seda soovitusena, vaid millegi sellisena, mida me peame tema järgijatena iga päev tegema. Kaasa arvatud mina ja sina. Me peame armastama ligemest nagu iseennast, isegi kui see on eriti keeruline. Aga kuidas me saame armastada nagu Kristus inimesi, kes meid närvi ajavad, meid vihastama ajavad ja panevad meid mõtlema, et kuidas me saame täita seda Jumala võimatut palvet? Vastus peitub selles, et tuleb vaadata oma suhet Jumalaga ja seda, kuidas ta meid armastab isegi siis, kui meid on raske armastada. Piliplis on palju salme, mis käsivad meil armastada oma ligemest nagu iseennast. Jakobuse 2. 8. peatükk ütleb, te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi armastama ligimest nagu iseennast.
3. Moosese 19:34 ütleb meile: võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päris elanik, armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. mina olen Issand, teie Jumal. See kirjakoht oligi see, mis mind sellel teemal mõtlema pani. Kas ainult mina tunnen, et siin on kirjas tegelikult see, kuidas me peaksime käituma sõjapõgenikega. Olles kuulnud, kuidas mõned sõjapõgenike kohta ütlevad ja neid naeruvääristavad, siis tekib küsimus, aga mis saab siis, kui meie oleme sunnitud põgenema sõja eest? Või on siin lisaks kirjas see hoopis, kuidas me peaksime käituma nende kristlastega, kes meie kogudust külastavad? Et kas me tohime koguduses anda kellegile mõista, et mina olen päris koguduse liige, aga sina mitte? Huvitav on see, et ka Toivo Teekel mainis sellest samast teemast. Et ilmselt on seda selgitust ikkagi kogudustel vaja. Kuigi Jumalale tänu, ma pole seda suhtumist siin märganud, aga teie, parem oleks, et ma seda ei kuuleks ega ei näeks, sest meie oleme pannud eesmärgiks, et meie koguduse liikmed on kõik, kes Jeesust armastavad ja Jumalat teenivad. Ja siin me saame öelda amen. Ja veel on ligimeste kohta öeldud Roomlaste 13:9, et käsk, et sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, ei tohi varastada, sa ei tohi imustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas, et armasta oma ligemest nagu iseennast. Armastus ei tee ligimisele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. On vaid mõned näited piibelikust julgustusest armastada oma ligemest nagu iseennast. Aga kui me suhtleme kaaskristlasega, kes õhutavad meis viha ja ärritust armastuse asemel, ei pruugi me teada, kuidas seda Jumala käsku ellu viia. Siiski me peame meeles pidama, et meie taevane Isa mõistab hästi kellegi armastamist ka siis, kui temaga koos olemine pole rõõm. Alates kõrbes kadunud iisraellastest kuni jüngritini, kellel oli usuga raskusi, kuni äraandjani välja, on Jumalal olnud oma osa usklikke, kes on tema armastust nende vastu proovile pannud. Kuid nii, nagu ta julgustab meid armastama oma vendi ja õdesid igal juhul, kui see pole ka kerge, teeb ta sama ka igaühega meist. Me kõik oleme Jumala kannatlikkust proovile pannud, talle tarbetut kurbust toonud ja teinud midagi muud, kui tema soovitas. Aga näeme, et ta ikkagi armastab ja hoolib meist. Ja kui meid valdab alandlikkus teadmises, et Jumal armastab meid ikka ja jälle, siis näeme, kui oluline on pakkuda sama armastus usklikele, kes meile pettumust valmistavad ja vihastavad. Nad vajavad Jumala armastust samamoodi nagu meie. Nii nagu me armastame teisi, isegi kui see on raske, kutsub Jumal meid ka oma kristlikele vendadele ja õdedele tõtt rääkima, kui me näeme neid halvale teele minemas. Ehveslaste 4. peatükk on täis nõuandeid, kuidas teistele armastusega tõtt rääkida, olla nendega kannatlik ja lahke, kui väljendad oma muret nende liikumise suuna või käitumise pärast. Ehveslaste 4, 14, 15 näitab eriti vajadust rääkida oma vendadele ja õdedele Kristuses jumalikku mõistust. Me võime neile õrnalt meelde tuletada, et me ei ole lapsed, kes järgivad mis tahes petlikku õpetust, mõtet või uskumust, mis on ka praegu siin ajal populaarne. Kui järgime Jumala õpetust, kasvame üles, muutume rohkem Kristuse sarnaseks ja suudame paremini näha läbi saatana valesid, mis meid varem pettis. Sealt edasi tunneme kutsumust jagada Jumala nõu nendega, kes teavad seda tõde meie kristlike vendade ja õdedena. Nad võivad uskuda, et nende moodi elu elamine on Jumalale endiselt okei või et nad ei pea oma käitumist muutma võrreldes sellega, mis nad olid enne Jeesust. Kui me aga kõik järgime siiralt Jumala sõna ja laseme sellel oma ellu imbuda, muutes oma vanad inimesed uuteks inimesteks, see on kirjas ka Ehveslaste 4:22, muutuvad meie suhtumine, käitumine ja mõtlemine pigem Jumala kui maailma omadega. Seega, rääkides tõtt sellest, kuidas Jumal tahab, et keegi muutuks, võid olla osa imest, mis ootab juhtumist.
Võib-olla saab inimesest, kes sulle ei meeldinud, inimene, kes sulle meeldib. Aga isegi, kui tunneme Jumala armastuse alandlikkust meie vastu ja järgime tema juhatust, ulatades käe kellegile, keda me ei salli, et jagada temaga juhatust, võivad need inimesed ikkagi olla oma teedes kinni ja keelduda muutumast. Kui satute sellesse olukorda kellegiga, keda teil on raske armastada, võite te mõista, et Jumal peab ise sekkuma ja muutma inimese südant ja suunda. Kuigi me võime ikkagi olla valmis aitama, võivad meie pingutused olla asjatud, kui see näib ainult süvendavat meie vastumeelsust kaaskristlaste vastu. Ja siinkohal võime meelde tuletada Jeesuse sõnad rai, heina ja nisu kohta. Matteuse 13:30. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile, koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku minu aita. Enamik teavad, aga mõistlik on üle korrata, et nisu ja raihein kasvavad koos ja on ka looduses väga sarnased. Erinevus tuleb silma siis, kui nad saavutavad küpsuse. Nisu ehk Jumala rahvas allutab pea, siis raihein ehk vaenlase rahval jääb see uhkusest püsti. Ei pruugi olla halb kristlane Jumala silmis see, kes mulle ei meeldi ja kellega mul suhtlemine ei sobi, kuid samas võib see hoopis ju tagurpidi olla. Meid kutsutakse valvlusele kõigi suhtes. Ei pruugi juhtida armastus kõiki, kes nii-öelda harjatavad meid kurja eest. Eemaldada tuleb kuri kogudusest see, kes tõstab mässu, ei tohi sallida valeõpetuse kandjaid, näiteks Isabeli, Nikolaitit ehk küperarmu ja Pileami õpetust. Heaks näiteks siin, kuidas käituda on ka apostel Johannese ehk armastuse apostli näide, kuidas tema suhtles gnostikuga. Ta ei olnud nõus taga ühes basseinis ka olema, et ta hoidis kõrvale. Et need on nüüd need, mida me ei tohiks oma koguduses sallida. Aga kui minna lihtsalt koguduse suhete juurde, siis sellises olukorras on piiride seadmine ja regulaarne palvetamine muutuste eest tema elus olla see, mida Jumal on meid kutsunud tegema. Sest me ei tea, miks see inimene selliselt käitub ja millest ta juhindub. Kui ma seda teen, häirib see, mida nad teevad ja ei tee mind vähem ja teeb lihtsamaks nende eest ka palvetada, muutustele loota ja nendega rohkem kannatlikult ja armulisemalt aega veeta. On okei tunnistada, et kellegagi pole lihtsalt hea koos aega veeta, aga sa saad ikkagi näidata Kristuse armastust tema vastu palve, meeldiva ja rahuliku suhtumise kaudu, kui te omavahel räägite ja uskudes, et Jumal suudab nende käitumist paremaks muuta, selle asemel, et mõelda, et nad ei muutu kunagi. Selline lähenemine avab Jumalale ka ukse kaasata sind oma plaani nende inimeste muutmiseks. Pole alati lihtne armastada oma kristlikke vendi ja õdesid nii, nagu me armastame iseennast. Aga kui me võtame Jeesuse oma südamesse ja Jumala armu läbi päästetakse, saame me uuteks inimesteks. Meil on endiselt kalduvus langeda tagasi oma lihalikku loomusesse selles, kuidas me käitume inimestega, kes meile ei meeldi, aga me peame neist mõtetest ja tegudest vabanema, et lasta Jumalal meis ja neis töötada. Meeles pidades, et me teeme vigu, nagu meie kaaskristlased, aga et Jumal on meid kutsunud rääkida tema tõde teistele ja astuma kõrvale, et lasta Jumalal teha seda, mida ainult tema teha saab, võime me näha imesid juhtumas. Ja kui see juhtub, siis oleme tunnistajaks Kristuse armastuse tugevnemises meis, tuletades meile iga päev meelde, et isegi kui me pole oma paremas vormis, armastab Jumal meid ikkagi. Ta valis meid ja seisab jätkuvalt meie kõrval, uskudes, et me saame ainult paremaks minna. Amen. Ja halleluuja, nii see on. Nii see on, et siin ma just vaatasin siin, kui Pille rääkis siin, vaatasin, Susanna rääkis. Ja vaatasin peeglist.
ja kõverd peegs. Et Matteuse 17:17, vaata, Jeesus ütleb ka vaata, et see uskmatu ja jonnakas sugupõlv, kaua ma pean olema teie juures, kaua mul tuleb olla teiega kannatlik. Näe, ega Jeesusele ütles ka vahepeal kops hüppas üle paksa. On, siin on kirjas ju. Aga ja Jeesus siis edasi läheb ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim tuleb välja jääda. Kui keegi mästab, siin on väga selgelt öeldud. Kuri vaim, sõitles kurja vaimu ning sellest hetkest sai poiss terveks. Kõik. Ja siis said veel sellepärast tõreleda, et nõder usk on, et nad ei suutnud välja võtta ajada. Kuri vaim tuleb välja jääda. Et see, me ei pea kurja, kui näha on ikkagi viljad on kurja vaimu viljad, siis kinsiduda ja minema ajada. Et me oleme ka oma elus, mina olen oma elus väga palju näinud, et vahepeal tuleb lihtsalt rääkida inimesega juttu ja räägid kurja vaimuga juttu. Tahaks juba vaikselt juba sõita, et millal ta vait jääb. Et inimese sees lihtsalt kuri vaim lihtsalt räägib. Lihtsalt muliseb. Ja muliseb. Tahaks juba öelda, aga seda vaata julgust ka ei ole. Välja tõsta, ühe korra ma ütlesin igal juhul ka niimoodi. Ma ütlesin, ma enam ei jõudnud. Ma ütlesin, Jeesus Kristus, ma olen kogu sealt välja, et ma ei jõua kuulata enam seda mulinat. Ja, aga eks see on ja et kas jälle vabaneb kohe või mitte, vaat. Aga kui issanda sõrm on kohal, küll siis vabanetakse. Et tänu olgu issandale ja kiidetud olgu issand. Aga nüüd on meie armas vend Rene teeb oma tunnistuse, tood au issandale, mis su elus on teinud. Me oleme ise teame, siin enamus on sul väga rasked olukorrad olnud, aga räägi ära vaiki.